Rakendisportlaste kombineeritud maratonide sarja Volkswagen Kombi Cup teine etapp peeti valitseva Eesti meistri Riina Rõa kodutalu võistlusväljakul Pärnumaal Reius. Pärast pea 2 päeva kestnud vihmasadu oli ilm siiski rakendisportlaste õnneks pöördunud ning taevas säras varasuvine päike. Sarnaselt juurimadallis peetud avaetapiga oli kavas 2 võistlusklassi, millest madalamal tasemel peetud sõit kuulus karikasarja arvestusse, keskmisel tasemel võisteldi konkreetse võistluse raames. Kui võistluse struktuur sarnases Juurinmaal toimunuga, siis saame tõdeda, et identsed olid ka võitjate nimed. Nii suutis oma võitu karikasarjas korrata Eve Hagi hobusega Varunessa, keskmisel tasemel oli jällegi parim Pillerin Reinaus poniga Aramis. Mainingom siinkohal ära ka kruumid, kelleks Hagil oli Pillerinu isa Priit Reinaus, Pillerinil endal omakorda Kaspar Järvela. Selgi korral oli võistlustel esindatud Lätimaa, kui madalamal tasemel sõitis Noels Abolitinš, keskmisel tasemel Taatse Sture. Läti paremikku kuuluv Sture leidis, et eestlaste idee korraldada kombineeritud maratonide sari on igati kiiduväärt. Эти эстонские этапы очень нравятся, потому что они очень помогают юным драйверам, которые начинают что-то делать. Я бы хотела, чтобы Латвии тоже такими делали, но как-то у нас не получается. И Эстония очень близко ко мне, и я вообще на все эстонские соревнования всегда еду. И у меня здесь очень nravitsa. Karikasarjaklassi teine koht kuulus Reius Reelika Rätsepale hobusega Sangar, 3. koht Maret Kasemetsale hobusega Nerki. Kruumideks olid vastavalt Grete Pregel ja Karmen Kasemets. 3 esimest ekipaaži olidki ainukesed, kes suutsid vältida karistuspunkte. Keskmisel tasemel järgnesid Reinausile teisena Kati Raidma poniga Palas ja 3. võistluse korraldaja Riina Rõa poniga Lucky Freedom. Kruumid jällegi Katrin Melts ja Age Põldaru. Kombineeritud maratonide sarja 3. etapp toimub juulikuu viimasel päeval Olustvere rahvusvahelise võistluse raames.